Nüüd pöördume põhiteema juurde. Iisrael, Liibanon ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid just Washingtonis raamkokkuleppe ning seda esitletakse kui esimest tõelist sammu rahuleppe suunas kahe riigi vahel, kes on juba aastakümneid sõdinud. Siin on, mida see tegelikult sisaldab. Iisrael tõmbub tagasi kahest väikesest piirkonnast Lõuna-Liibanonis, mis asuvad selle puhvertsooni taga. Piirkonnad, mida Iisraeli kaitsevägi ütleb, et neil pole niikuinii sõjaliselt vaja. Liibanoni armee liigub sisse, USA vahendusel luuakse seejärel sõjaline koordineerimisgrupp, mis hakkab järelevalvet teostama rakendamise üle. Ja lisaks sellele annab Washington $100 miljonit humanitaarabi ning $30 miljonit Liibanoni relvajõudude toetuseks. Ja mis kõige olulisem, see kokkulepe seab sisse protsessi, mille eesmärk on lõpuks Hezbollah relvituks teha. Kusjuures edasised Iisraeli vägede väljaviimised on seotud mõõdetava eduga selles vallas. Kuid USA välisminister Marco Rubio nimetab seda ise alguseks. Hezbollah ei ole selle kokkuleppe osapool ja ütleb juba, et Liibanon ei saa seda jõustada ilma kodusõda alustamata. Ja 3 allkirjastamistseremoonial osalenud poolt kirjeldasid ilmselt 3 täiesti erinevat kokkulepet. Nüüd liituvad meiega, et seda kõike lahti seletada David Dowd, Demokraatia Kaitsefondi vanenteadur ja ERU läinud major Shadi Khalil, endine Iisraeli kaitseväe turvatsooni ohvitser Lõuna-Liibanonis, kes tunneb seda piirkonda paremini kui peaaegu keegi teine. Härrased, tere tulemast! David, ma pöörduksin kõigepealt sinu poole. Sa vaatasid seda pressikonverentsi ja ütlesid, et Rubio, hiljem ka Liibanoni suursaadik, rääkisid kõik täiesti erinevaid asju. Selgita meile täpselt, mida see tähendab, sest kui 3 osapoolt ei suuda kokku leppida selles, millele nad just alla kirjutasid, siis millele nad tegelikult alla kirjutasid? Aitäh, et mind saatesse kutsusid. Asi pole niivõrd selles, et nad ei suuda kokku leppida, millele nad alla kirjutasid. Leping on leping ning Iisraeli, Liibanoni ja Ameerika Ühendriikide esindajad panid sellele oma allkirja. See, kuidas nad pressikonverentsi läbi viisid, viitab sellele, et toimub midagi muud. Liibanoni suursaadik keeldus isegi Iisraeli riigi nime tunnustamast. Keeldus silmsidet loomast oma Iisraeli kolleegiga. Keeldus Iisraeli riigi muresid tunnistamast. Ja seda osa ma Liibanoni esindajalt tegelikult ei oodanud, kuid märkimisväärne on see, et ta ei maininud oma avalduses mitteriiklikke rühmitusi, erinevalt raamkokkuleppest. Nii et Hezbollah't ei mainitud ja nõudmine, mille ta esitas, see, mida ta ütles, et see raamistik peaks hõlbustama, oli Liibanoni elanike tagasipöördumine Lõuna-Liibanoni, mis on Hezbollah nõudmine. Nüüd võib öelda, et see on lihtsalt rääkimine. See on lihtsalt diplomaadi jutt. Aga kui Liibanoni ametnikud ei suuda või ei taha isegi Washingtonis DC's viibida, siis mida see ütleb? See on raamistik, mis peaks viima Hezbollah laiali saatmiseni, siis teeb mulle muret nende valmisolek neid samme kodus astuda. Eriti kui vaatame president Hollandi ja peaminister Noa Salami poole, kelle suhtes on palju lootusi pandud nende Hezbollah vastase hoiaku tõttu, aga nemad on öelnud, et Hezbollah relvitustamine toimub dialoogi ja konsensuse kaudu, mis tähendab, et me istume Hezbollahga maha, räägime nendega, küsime viisakalt, kas te tahate relvad maha panna. See protsess on läbi kukkunud. See protsess kukkus selgelt läbi aastatel 2006 kuni 2023 ja see protsess kukkus samuti selgelt läbi ajavahemikus 27. november 2024 kuni 20. märts 2026. Nii et kui ma pöördun suursaadik Laiteri poole, siis ma mõtlen, et sa ei räägi ju sama inimesega, sest selle teise inimese eesmärgid tunduvad sinu omadest põhimõtteliselt erinevad. Õige. Teate, ma tahaksin pöörduda major Khalili poole, et kuulda teie arvamust selle kohta. Te teenisite selles turvatsoonis. Iisrael taandub 2 piirkonnast, mida ta enda sõnul sõjaliselt ei vaja, kuid hoiab algset puhvertsooni kindlalt puhtalt sõjalisest seisukohast. Kas see on mõistlik või loobub Iisrael millestki, mis siin oluline on? Ja ma arvan, et lõpuks on küsimus selles, kas sinu arvates on see kokkulepe piisav, et Iraan tunneks, et tehti tõeline kokkulepe, mis aitab lahendada tema probleeme USA ja Iraani kokkuleppega? Kõigepealt sellel kokkuleppel on väga ilusad sõnad, nagu mina seda näen. Ma loodan, et seda saab samm-sammult ellu viia nii, nagu see tegelikult allkirjastati, kuigi ma kahtlen, et see juhtub. Ja ma arvan, et Liibanoni ametnikud tegelikult tahaksid näha, et Hezbollah relvadest loobub.
aga nad ei suuda seda jõustada ega oma lubadusi täita. Me nägime seda juba alates 2006. aastast teisest Liibanoni sõjast, kui meil oli ÜRO resolutsioon 1701 ja LEF-i, Liibanoni relvajõudude ning UNIFIL-i järelevalve all. Tegelikult tugevdas Hezbollah end ja relvastas end meie piiridel, tuues oma sõdurid Iisraeli-Liibanoni piiril rindele, ilma tegeliku vastuseisuta Liibanoni armeelt ja UNIFIL-ilt. Seega ma kahtlen, et see töötab uuesti, isegi kui see on nüüd CENTCOM-i järelevalve all. Ja seepärast ma ütlengi, et kui see ei toimi, siis me ei tõmba Lõuna-Liibanonist tagasi. See ongi selle tähendus. See tähendab, et Liibanoni armee peab nüüd ametliku kokkuleppega meile tõestama, et nad suudavad seda teha. Kui nad seda ei tee, siis me tegelikult ei... Õige. Tagani. Ja ma tegelikult küsisin Iisraeli armeelt, et kui see ei toimi ja sõda algab uuesti, Hezbollah poolt peame võtma kontrolli kogu tee üle Liibanoni, mägedest kuni Gibeoni piirkonnani ja tegelikult lõikama Hezbollah idaosa lääne servast ära. Ja need on 2 tubipunkti, nii et me saame seda paremini kontrollida ja tulevikus paremini võidelda. Ma tahan sellel teemal sinu poole pöörduda, David. On iinne, et me näeme juba Hezbollah esindajad parlamendis ütlemas, et Liibanoni võimud ei saa seda kokkulepet jõustada ilma kodusõda alustamata. Ma mõtlen, see ei puuduta isegi seda küsimust, kas nad suudavad füüsiliselt teha seda, mida nad väidavad, et tahavad teha, ehk siis Hezbollah relvituks teha. Me räägime siin kogu selle olukorra poliitikast. Kui kõige võimsam relvastatud rühmitus Liibanonis ei kavatse alluda, siis mis väärtus sellel raamistikul tegelikult on? Ja kui tulla tagasi Iraani ja selle nõudmiste juurde selles osas, mis siin toimub, kas sa arvad, et nad nõustuvad selle kokkuleppega? Ma arvan, et Iraan aktsepteerib selle kokkuleppe. Olgu, 2 küsimust selle kohta. Ma arvan, et selle kokkuleppe väärtus sõltub lõpuks Ameerika Ühendriikidest ja sellest, kas me soovime rohkem Hezbollaha laiali saatmist kui vaherahu Iraaniga, peaaegu ükskõik millistel tingimustel. Nii et pilootalade puhul jagan ma Shahidi skeptilisust selles osas. Oleme näinud, kuidas Liibanon on aastaid olnud tegevusetu Hezbollah suhtes. Me teame tegureid, mis on selle tegevusetuse põhjustanud. Te näitate praegu kaadreid Hezbollaha toetajatest, kes tänavatel mässavad. Me peame mõistma, et Hezbollaha jõud Liibanonis ei tulene ainult nende relvadest. See tuleneb tänaval olevatest inimestest. Umbes 85% šiiadest, kes küsitluste järgi toetavad Hezbollahi. Seega on kodusõja oht täiesti reaalne. Selle kokkuleppe edu sõltub taas sellest, kas Iisraeli kaitseväel lubatakse tegelikult kontrollida, kas Liibanoni armee on Hezbollahi relvituks teinud. Kui meie Ameerika Ühendriikide soov on saavutada Iraaniga kokkulepe Hezbollahi laiali saatmise üle, siis ma näen, et võib toimuda vaid näiline laiali saatmine ja selle kokkuleppe näiline täitmine, mida kasutatakse ettekäändena, et survestada Iisraeli veelgi rohkem tavanema. Enneaegselt öeldakse, vaadake, Liibanoni armee on oma töö ära teinud, teil pole enam vaja siin olla, palun lahkuge. Palun jätkake, teate küll, pilootalade laiendamist kuni lõpliku tagasitõmbumiseni. Ja siis vaadake, Hezbollah ei pea sõda uuesti alustama. Ma ei usu, et nad praegu seda tahavad. Nad tahavad lihtsalt rahu, et saaksid taastuda, mis on minu arvates Iisraelile veelgi suurem oht. Kui Hezbollah tekitab kunstliku rahu, et taastuda. Nüüd, mis puudutab Iraani, siis Iraan ei nõustu selle kokkuleppega, kui see viib Hezbollahi laiali saatmiseni. Hezbollah, Iraani seos Liibanoni relvarahu ja USA-Iraani relvarahu vahel ei olnud sellepärast, et nad hooliksid Liibanonist. See ei ole sellepärast, nagu mõned inimesed on väitnud, et Iraan üritab Hezbollahi ohjeldada, et saavutada kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega. Vastupidi, nad üritavad kasutada ära Ameerika Ühendriikide soovi sõlmida kokkuleppe Iraaniga, et päästa Hezbollah, mis on nende kõige väärtuslikum vara. Seega, kui on mingigi võimalus, et see kokkulepe võiks viia Hezbollahi nõrgenemiseni või relvitustamiseni püsival viisil, siis Iraan ei kirjuta sellele kunagi alla. Aitäh teile mõlemale, et meiega liitusite. Peame nüüd liikuma järgmise loo juurde. Ma arvan, et selle kokkuleppe kohta on endiselt palju küsimusi, eriti mis puudutab seda, mida see lõppkokkuvõttes kehtestab. Ja me kõik ootame, et kuulda, kuidas Islaamivabariik tegelikult reageerib. Suur tänu, et meiega liitusite. Aitäh, et mind kutsusite.
nüüd on sõda selles piirkonnas kõik muutnud ja võib-olla pole miski muutunud nii dramaatiliselt kui see, kuidas mõned Araabia riigid suhtuvad Iisraeli ja Iraani.